Tere! Me oleme siin Põhja-Californias. Sealpool mägesid laiub suur vaikne ookean ja minu selja taga on Silicon Valley ehk eesti keeles Räniorg. Selle südames on Stanfordi ülikool, mis juba üle 100 aasta on andnud väga head akadeemilist kõrgharidust. Aga paljud inimesed ei tule Silicon Valleysse sugugi mitte selle ülikooli pärast. Silicon Valley on eelkõige tuntud selle pärast, et siin on suur kontsentratsioon ettevõtteid, mis tahavad kuidagi maailma paremaks muuta. Ja kas selleks, et mõnes sellises ettevõttes töötada või veelgi parem mõni selline ise asutada, on tingimata vaja akadeemilist kõrgharidust. Sageli õpitakse neid oskusi tegelikult hoopis töö käigus. 2 aastat siin olles loomulikult õpetab üht kava teist ja sa õpid olema keskkonnas edukas. Aga ma arvan, et mis kõige olulisem on see kogemus, mida ma sain Eestis viimase 10 aasta jooksul, mis ma olen oma töös teinud, töötasin ABB-s 6 aastat. Mul õnnestus teha Vabaduse võitlussammas, mul õnnestus töötada oma ettevõttega, lõin TTÜ robootikaklubi, ma lõin TTÜ fotoklubi. Need on need asjad, mis tegelikult kõige rohkem on koolitanud, et Ameerikas olles sa lihtsalt pead samu asju tegema teises keskkonnas, siin on oma kultuur, kuidas asju tehakse, aga need oskused kujunevad ikkagi pikema aja jooksul välja, et kõige rohkem ikkagi on oluline see, mida sa teed, kui tark sa tegelikult oled, mitte see, mis su paberi peal kirjas on ja kas see, mida sa pakud oma kliendile, on nendele kasulik. Et tehniline haridus on võimaldanud mul seda teha, mida ma teen, aga see ei ole mitte mingil juhul garantii eduks. Et sa pead palju asju ise veel juurde õppima, et see haridus on ainult üks osa sellest, õppimine ei lõppe kooliga. Esimene asi, kui ma siia tulin, kõige esimene asi, siis mulle öeldi, et sa pead ennast paremini müüma, sa pead ütlema, mis sa teinud oled. Mina tulen Eestist, et meil ei ole nagu kombeks öelda, mis ma teinud, et seda nimetatakse uhkustamiseks. Et kuna siin on nii palju erinevaid rahvaid, et siin inimese usaldust võita on väga raske, et siin eriti Silicon Valley's inimesed tulevad ja lähevad, nad tulevad, ütlevad, ma tahan midagi teha, aga siis 2 nädala pärast neid enam ei ole. Et kui sa tahad midagi teha, siis sa pead olema nii pühendunud sellele, et sa oled nõus silla all kuskil magama ja sööma nuudleid ja tegema seda 16 tundi päevas vähemalt. Siis sa saad kellegi usaldusesse, sa näitad, ma tõesti tahan seda, ja siis inimesed avavad oma rahakotid, ütlevad, et ma investeerin siia ettevõttesse, siis ma usun sellesse. Marine Explorer'i algus sellest, et me ehitasime 3 sõbraga ühe boi Soome lahte, mis pidi siis uurima, kuidas Eeringas liigub ja meie üllatuseks see andmetega töö oli äärmiselt keeruline meie kliendil ja me avastasime, et see on keeruline kogu maakera. Arvestades, et 90% ookeanidest on avastamata inimkonna poolt ja mitte keegi kunagi ei jõua omada kõiki andureid, mis seal vees on, siis meie otsustasime, et teeme nii-öelda Windowsi selle jaoks. Me nimetame seda Marine OS-iks, aga sisuliselt me oleme loomas operatsioonisüsteemi mereandmetega töötamiseks. Mida Marine Explorer teeb, meil on nagu 2 suunda, et üks suund on tõesti see, et me kogume palju avalikke andmeid. Ja siis on teine pool on siis privaatsed andmed. Täna on maailma meredes umbes 2 miljonit andurit kokku ja 2 aasta pärast ennustatakse, et see on 5. Tulevik on robootilised platvormid, mis lähevad üha väiksemaks. Siit silla alt läbi teisel pool algab Vaikne ookean, teisel pool Vaikset ookeani on Jaapan. Kui näiteks üks kaubalaev, mis väljub siit sadamast, tahab sõita Jaapanisse, mis need andmed on, mida tal selleks vaja on? Nad soovivad punktist A punkti B võimalikult kiiresti ja ohutult ja võimalikult odavalt kohale jõuda. Ja siis sõltuvalt asukohast neid huvitavad laine kõrgused, tuule kiirus, hoovused loomulikult, teiste laevade liiklus loomulikult. Kui sa väljud sadamast ja sa väljud rannikualadelt, siis tihti ranniku lähedal on kalade kudemisalad, seal on vaalade kogunemiskohad. Et see on tohutu väljakutse inimkonnale, kuidas opereerida ookeanides niimoodi, et me ei hävita seda, aga samal ajal saame, mis me soovime.
2, 3, 4. Inspire with a sort of a more modern and current view of future studies, if you will, like what really matters for building businesses, for being part of the modern economy, and they come at it with a slice that's very different than what most universities come at. Do you think 30 years from now, people will go to physical universities in the same way they do today? It's obvious they won't. It's obvious that the credential of a few really high reputation places like a Stanford or a Harvard will suffer because you can provably show that you've learned more through a variety of online courses. You can have credentials, you can have feedback from peers and employers. In the world of the future, there won't be the same barriers. Jah, tõesti, meie elu läheb üha enam virtuaalreaalsusesse. Kes oleks võinud veel 10 aastat tagasi arvata, et igal 5. planeedi maa elanikul on konto sotsiaalvõrgustikus Facebook. Ja iga päev tehakse Google'i otsingumootoris 6 miljardit päringut. Juba minu lapsepõlves räägiti, et inimesed kolivad peagi maalt ära mõnele teisele planeedile. Kosmoseuuringud osutusid siiski planeeritust kallimaks. Eesti juurtega riskikapitalist Steve Jürvetson siiski usub kosmosetehnoloogia võidukäiku. Selle kõrvalt ei pea ta siiski paljuks panna välja $5000 stipendium noorele ettevõtlikule eestlasele Draper Universities. Is this aiming at actually, getting this person from the remotest village who otherwise wouldn't have access to Silicon Valley contacts? Mm-hmm. I'm not pushing that particular agenda. I think in the near term, just having more exposure to things like Draper University and this is just going to be good. Now, in the longer term, to do it virtually, this would be great. Pool nädalat väga intensiivset õppimist 7 päeva nädalas. Siin muudetakse reeglid kõikidele. Midagi täiesti teistmoodi. See on väga käed külge, see on väga palju mugavustsoonist välja tulemust, iga päev on avalikud esinemised ja riskida tuleb, põruda tuleb, siin kiidetakse väga heaks põrumist, põru ruttu, eks on. Ja see ei ole üldse ebatavaline, kui näiteks keegi investeerib sinusse sinu projekti ja see peaks põruma ja sama investor investeerib su järgmisse projekti. Eestis on see kuuldamatu, sa oled kohe Blacklistis, eks on ja seal on õppemaks, mis on $9500, aga sul on võimalus ka 100% stipendium saada, et mida sa oleksid nõus kooli jaoks tegema, et saada see stipendium. Meid oli kuskil circa 40 seal esimeses klassis ja inimesi per capita oli Eestis kõige rohkem, sest meil oli 3 eestlast, eks on ja, aga Eestis on inimesi nii vähe, et siis see oli natuke kummaline. Ma arvan, et see ei olnud see, et on eksootiline, pigem on see, et õige väel lubasime õigeid asju ja näitasime initsiatiivi täpselt seda, mis on vaja, sest et siin ei ole reeglid, kuidas sisse saada, et kui sa lahendad mingisugused ülesanded nagu tema akadeemilise hariduses, kui saad 5, eks on, siis on tubli, seal sihukest asja ei ole, et seal on see, et küsimus, et miks sind siia maamuna peale pandi, eks on ju, laula meile laul või kirjuta meile mingisugune salm mingisugusest asjast või tee midagi huvitavat, on ju. Distsipliin peab ikka päeva lõpuks olema. Inimesed siin on vanuses 18–30, et siis tuleb neid distsiplineerida aeg-ajalt. Variant on, kas sa tuled hüppad siia jääkülma basseini ja siis ala käitud nagu küljes või teed mingisugused 10 jumping jacksi ja siis oled jailist väljas või siis lähed, teed mingit väga sükest nõmedat tööd kuskil Hero City's, mis võtab palju aega, mis on sükene... Keelistavad basseini hüppamist? Üldiselt hüpatakse basseini, jah.
aga riietega sa ei tohi nagu riidest lahti võtta. Et sa võid telefonid, kellad, asjad ära panna ka riietega. Siin nad tegid osad tiimid seda, et kuidas erinevates maailmapiirkondades energiaprobleeme lahendada nagu. Seda üks asja, mis sa tahad teha enne surma nagu. Siis järgmine päev siis küsitakse, Tim küsib, mis su esimene asi oli. Ja siis kavalad kirjutasid, et teha kõik eelnevad 100 ära, eks on. See on ta mingi kontrollküsimus alati siis või? Minu klassis oli üks neiu oli võidusõitja ja siis küsiti, mis su esimene asi oli, siis ta ütles, et ma tahan Teslaga sõita. Ja siis Tim võttis taskust oma selle võtme viskas talle. Mine sõida. Okei. Aga ainult täna? Jah, ainult täna. Raha hankimisel on siin palju suuremad võimalused, kui Eestis on sul valida. Eestis on, ütleme, täna ikkagi suurem osakaal on toetustel, eks on ju. Siis siin on see riskikapital. Kui Eestis sa tahad riskikapitali saada, siis sa saad umbes valida nende 2 inimese juures, kelle juurde minna. Siis siin on neid sadu, eks, võib-olla isegi 1000. Et ma ei ütle, et kõik, kes lähevad küsima, saavad absoluutselt mitte, saavad ainult väga head ideed, väga hea tiim, väga hea esitlus. Aga sul on võimalik valida seda, missuguse inimese käest sa raha võtad. Kas ainult see rahaline panus on see, mis sind huvitab? Või võib-olla mees nagu Tim Draper, kellel on väga palju connectioneid, kes on üks hinnatum selline, eks on ju, kes annab veel sulle midagi, et su ettevõtte nagu jõuaks kõrgele. Tegelikult küsimus on ikkagi sellest, miks minnakse ettevõtlust õppima, mis see sulle annab. Kui sa saad see kraadi kätte ja sa kandideerid tööle mingi ettevõtte juhiks, siis sul on seda vaja. Aga ettevõtte alustamiseks sul tegelikult seda vaja ei ole. Inimesed, kes on keskharidus ja lõpetamata ülikooliharidust teevad väga suuri asju. Sul on jällegi vaja seda peale hakkamist, seda mindseti ja seda julgust riskida, et istuda vaikselt kuskil ja paanitseda sellega ei saa ettevõtteks. Aga just see, et Tim Draper on alati sulle kätte saada. See on hindamata väärtusega, eks. Tegelikult $9500. 1, 2, 3, 4. And maybe if you're ever feeling down, realize there's a lot of countries about the size of Estonia or larger that are doing a lot worse because they have no idea how to engage in the global economy. Like all they're doing is farming and tourism and they're stuck. So those opportunities will keep growing, and therefore, if groups like Draper University can, through distance learning, reach more and more people in remote areas, you don't have to relocate to Silicon Valley to be successful. You can see how online education fills in gaps. Like, do you want to become a good programmer? Well, you don't need to get into a school to become a good programmer. If you're motivated, there's a remarkable number of free online resources to learn how to be a good programmer.